Nagu te aru saate, on juba kevad. Ja täna me kutsume teid muinasjutumaale. Ja tänaseks muinasjutuks on Piibeleheneitsi. Hommikust õhtuni oli vihma sadanud. Istume. Kõik kohad, kõik olid pehmed, ligunenud. Puud tilkusid, lilled olid longus. Ja igal pool oli märg. Hästi märg kohe. Ja ikka veel sadas vihma ja kuulake, kui tisedalt vihma veel tuli. Kui meie väike Piibeleheneitsi oli õnnetu ja mõtles, kuhu ta õhtul oma pea paneb, igal pool on märg, siis selline olukord oli konnadele just see kõige parem. Palume konna. Viibis juba väike mõnda aega pilve taga
ja oli kuivatanud ära lihlika ja lepatriinukiivad. Lendasid kuni jõudsid Viibeleheveeni. Mis sa viid sulle paha tegi? Uputas mu majale, mul ei ole enam kuskil elada. Ja läves seisis 5 õiekellukest. Aga kui neid pole, siis ei tea keegi mulle külla tulla. Ära muretse, otsime sulle uue kodu. Ja loovutuseks tulid kõik lillekesed tantsima. Kõik lillekesed mõtlesid, et kui nad ilusti tantsivad, siis läheb Viibelehe neiu tuju ka paremaks. Lillikale hea mõte. Ja nii nad otsustasidki, et võtavad Viibelehe neiu kaasa ja lendavad vana tammeni. Aga tee peal tuli neile vastu kimalane. Ära oma korvi maha unusta. Ja
ja nii lendaski Timalane ära ja jättis Lillika ja oma seltskonna lendama nii kaua, kui nad jõudsidki Vanatammeni. Näed, siin ongi see tamm, millest ma sulle räägin. Kas te lasete mind sisse? Aga kellukad ei lubanud, kellukad raputasid pead ja see oli märgiks, et see kodu ei ole vaba ja seal elab juba keegi. Uks avanes ja välja astus piibelene kuningapoeg. Kas ma pean majast välja kolima? Oh ei pea, see niimoodi teie maja. Lillika arvas, et Aga kas siin suures majas ei jätkuks ruumi meile mõlemile? Ei. piibelene neiu oli häbelik, ütles ei. Mina tean, mida teha. Sa oled ilus ja armas lilleneiu ja sa meeldid mulle. Kas sa tuleksid mulle naiseks? Kuningapoeg ei viitnud üldse vastuse ootamisega aega, võttis tütarlapsel käest kinni enda juurde. Lillikas lendas õnnikat kutsuma. Seisa selja. See on tore uudis. Sina kuningapoeg lõpuks ometi omale naise võtta. Ja kui ta oli oma tähtsad sõnad ära öelnud, et ta tunneb väga head meelt, et kuningapoeg enam ei pea selles suures majas üksi olema, siis ta kutsus rohutirtsu, kes pidi seda kinnitama. Panigi rohutirts piibelene neiule kaela lilled, mis tähendasid seda, et nüüd ta elab selles majas koos kuningapojaga. Aga Lillikas lendas ja kutsus kõik külalised pidusse. Kõik pidulised ilusti ära pakkusid.